12. peatükk. Revolutsioon algab. 21. juuni varahommikul hakkas Vabaduse platsile kogunema eriskummalist rahvast. Need olid riigikukutajad ja nende käsilased. Et suuremat summa kokku ajada, oli Ždanov andnud kõigile oma käealustele karmi käsu. Keegi ei tohi tulla üksinda, igaüks peab kaasa tooma võimalikult palju rahvast. Ise võttis Ždanov miitingule kaasa tanki. Tank on parem igast inimesest, kiitles ta. Kui ma kunagi peaksin abielluma, siis tingimata tankiga. Karl Säre oli kohale toimetanud trobikonna Petseri venelasi. Need näitasid näpuga kivimajadele ja arutasid. Vahi, missugused, ei tea, kas siin elavad kuningad või tsaarid. Üks ettevaatamatu petserlane näitas näpuga alles ärkavas taevas õhetava kuu peale, aga kuu, nagu lapski teab, seda ei salli. Viuhti tõmbas ta rumala mehe enda juurde. Teised petserlased peitsid sõrmed hirmunult taskusse. Johannes Lauristin oli kaasa toonud Palivere pimedate kolonni. Ta oli neil suud ja silmad täis valetanud ning seletanud, et tegemist on koosolekuga, kus kõneleb Päts. Ja tema auks peate te kandma meie rahvuslippe, jutustas ta ning jagas Marxi ja Engelsi portreesid. Neeme Ruus polnud kätte saanud rohkem inimesi kui 2 švipsis meest. Need rüüpasid pudelist märjukest ja uurisid. Suureks teie valitsus ka viinahinna teeb. Meie anname tasuta, lubas Ruus. Siis on hästi, kiitsid mehed. Siis me arvame, tuleb ka Einar meiega. Semper oli tulnud oma vanaemaga. Ždanov silmitses teda eriti põlglikult. Ühe ainsa vanamoori sa kätte saidki, urises ta. Intelligent. Äigaks sulle õige, tatikas. Mina ei leidnud kedagi. Piiksus sealt samast kõrvalt Vares. Ždanov keeras end ringi. Nüüd, Vares, ütles ta pahaendelise häälega. Lähed ära ja tuled tagasi koos 10 inimesega. Muidu ma näitan sulle, kui kare on nöör. Vares hakkas värisema, kui Marli jooksis minema ja naases hetke pärast 10 lapse vankriga. Kes need on? Röögatas Ždanov Andrei. Kus sa need said? Varastasin, kogeles Vares. Need on 10 inimest. Ždanov sülitas, aga teha polnud midagi. Oli aeg miitingut alustada. Kõnekoosolekus suurt midagi välja ei tulnud. Lapsed kisasid, Semperi vanaema köhis. Neeme Ruusi kohale toimetatud joodikutele lisandus Einar, täis kui pump, ta kukkus pikali ja norskas nagu vedur. Lisaks kõigele sööstis ootamatult platsile keegi mees ja karjus. Vares! Kus on naistearst Vares? Mu naisel hakkas halb. Vares vedas kaabu lõuani ja teeskles küürakat, aga mees tundis ta sellest hoolimata ära. Tulge ruttu, naistearst Vares, kiirustage. Ma ei ole naistearst, valetas Vares. Ma olen madrus. Kuidas te madrus olete, ägestus mees ja tahtis Varest väevõimuga ära vedada, kuid Ždanov vilistas ja tank võttis mehe oma hoole alla. Pärast miitingu lõppu hakati vaidlema. Leiti, et peab veel kuhugi minema. Viina võtnud mehed tahtsid minna Piiritale, Palivere pimedad koju, petserlased kaubamajja. Idiootid, karjus Ždanov. Me läheme Kadriorgu Pätsi juurde. Ždanovile vastu vaielda ei juletud. Semperi vanaema ja Einar kui liikumisvõimetud asetati tankile, teised astusid ise. Vares lükkas lapse kärusid. Kadriorus tekkis segadus õige teeraja valikul ja Palivere pimedad marssisid otse tiiki. Kohe tõmmake välja, kisendas Ždanov. Kui kasvi 1 Marxi portree põhja läheb, võtan 10 pead maha. Ta hammustas suurest vihast iidsed tammepuud. Saamatud, sisistas ta, lupardid. Varese imikud kisendasid kui pöörased. Palivere pimedad ronisid kaldale ning puristasid koera moodi. Miks te tõite siia nii hädiseid olevusi, karjus Ždanov Lauristini peale? Kas te ei tea, et revolutsioon nõuab mehisust? Me mõtlesime, et konspiratsioon, kokutas Lauristin, taktika. Petseri venelased korjasid tooreid kastanimune ja toppisid sumadanidesse. Korraga jäi kõik vaikseks. Päike tuli välja
Kuskilt maapõue sügavusest hakkas voogama iidset ja imeilusat muusikat. Päts oli tulnud oma lossi rõdule. Isegi Štanov kahvatas ja peitis end puu taha. Kaome siit, sosistas ta. Lähme vange vabastama. Nurjatud põgenesid, saadetuna presidendi silmade mõtlikust pilgust.